See on pinge maha mõtmise harjutus tegelikult on ju. 9, 10. Kuule, millal sa kurjaks lähed? Vaat sa ütlesid, et muutud hästi kurjaks mingi hetk. Tervist, mina olen Sirli. Mina olen Helena. Märts on hea teeninduskuu. Sirliga koos vaatame, millised olulised punktid tulid välja Eesti teeninduse uuringust. Mis meeldib klientidele, mis ei meeldi. Ja vaatame, kuidas meie vastused ühtivad uuringu vastustega. Ma arvan, et kliendid arvavad, et hea teenindus on Eestis umbes 80%. Mulle selle küsimuse juures tekib nagu teine küsimus, kas suurepärane või hea? Kokku arvad. Suurepärane. Suurepärane. Seda on vähem siis. Suurepärane. Mulle tundub, et seda on võib-olla natukene vähem, jah. Et hea teenindus tundub ju selline viisakas ja kompetentne, eks, aga suurepärane, mingi selline ekstra äge on ju. Mina arvan, et mingi 20. 20, jah. Mõtlen, kas ma peaks olema natuke positiivsem. Ja, minus positiivsem. Ma ei tea, kas saab olla, aga... Saab. Aga ma panen 35. Väga hea, suurepärane teenindus on 35 jääb meie lõplik vastus. Yeah. Põnev, Helena, ma vajutan. Nii, suurepärane, väga hea, suurepärane 1%. Oh my god, väga hea, 24. Suurepärane 1 või? Suurepärane 1. Ei ole võimalik. Vaata ise, 1. No 24 on väga hea, aga suurepärane 1. Väga palju on minna. 25, jah. Panime sinna keskele, ma arvan. Panime. Mida peavad eestlased? Klienditeeninduse juures kõige olulisemaks. Naeratus. Liiga vähe. Naeratus liiga vähe. Kõige olulisemaks. Nende ootustele äkki vastatakse? Sõbralikkus, meeldiv inimene, naeratav, meeldiv inimene. Sõbralik teenindus siis sa mõtled või? Jaa, sõbralik teenindus. Sõbralik teenindus. See on kõige olulisem. Kas julgeme? Vaatame. Esimene on klienditeenindus. Viisakas ja sõbralik! Mis see järgmine on? Pädev on 55, teenindus ja kiire suju 52. Ja teiega võetakse ühendust piisavalt sageli on kõige viimane. Aga pakub positiivselt üllatusi. See, mis meile meeldib. See, mis meile meeldib. 33. Tõstame seda protsenti. Jaa, tõstame täiega. Millist ettevõtted? Meie kliendid peavad Eestis kõige parema teenindusega ettevõtteks. Ikka Tele2. Mina arvan ka, et Tele2. Läheks ikka Tele2 juurde. Jaa, me ju hoiame neid väga hästi, et ma olen pigem arvaks ka, et paneme lukku. Ja Tele2 arvab, et Tele2. Hea küsimus, mis te arvate, mitu protsenti vastanutest arvab, et Tele2? Mina pakun 80. Ma pakun 70. Miks vähem? Ma ei tea. Mulle meeldib number 7. Minu õnnenumber on 9. Mul on tegelikult 13. Pakume äkki 97 või 79? Pakume 90 äkki. 97 siis. 97, jah. See. 39. Tele2 39. Meil vastupidi. Peaaegu. 97, 39. 39. Peaaegu pool. Väga lähedal, mina ütleks väga lähedal. Väga lahe. Kuule, aga väga paljud ei oska öelda ka, 30%. See on võib-olla katmata potentsiaal, suur potentsiaal. Kui me nüüd saaks need ka sinna 39, siis oleks päris lähedal. See on väga soe, väga soe. Ja, selle aasta eesmärk. Tele2 puhul kõige suurem muutus, mida kliendid on märganud, võiks olla... Ma arvan teenindus. Ma arvan ka hoolimine. Olemasoleva kliendi väärtustamine, mida me teeme. Mis veel? Võrk on meil niikuinii hea. Aga ma millegi pärast mõtlen, me oleme hästi palju panustanud ju hoolimisse ja olemasoleva kliendi väärtustamisse ja koolitused nii müügis ja teeninduses, et jah. Pakume olemasoleva kliendi väärtustamist. Paneme lukku või? Pane lukku, jah. Lukus. Ja, põnev. Ohoo, teenindus! Kui sa võtsid jumala õieti. Mina võtsin siis detailiselt, aga hoolimine. Hoolimine, aga ikkagi olemasoleva kliendi väärtustamine. Aga teine ongi kliendi tähtsus.
ja 26 ja klienditeenindus veel 20, et need kõik kokku panna on 76 nagu kogu mõtle, mis vahe see teenindus ja klienditeenindus on, mis vahe sellel võib olla? Täpsustage. Väga lahe. Et ikkagi see teenindushoolimine 76. Ja, see on ikkagi muutunud. Ja, panime. Me teame ikka. Mis meil seis on, punkti seis? Hästi on. Millises Tele2 esinduses on meil kõige parem teenindus? Kõige parem teenindus. Palju meil esindusi on? 20 on. Mina arvan kõigis. Siuke vastus võib ka olla või? Sa vist me peame midagi valima. Okei. Midagi valima. No, ma tean, et kiitusi on väga palju tulnud just Tallinnast väljast tegelikult. Nagu Paidest ja Võrust ja Viljandist. Aga mida kliendid peavad? Ma arvan, et see on väljaspool Tallinna. Väljaspool Tallinnat, jah. Tartu on ka muidugi üks tore koht. Tartus on väga toredad teenindajad. Ma isegi tean neid kõik. Ühesõnaga me paneks midagi seal lõuna pool lukku. Aga Paide mainisid ka, äkki Paide või? Paide on ka seal Tartu lähedal, ikkagi poolel teed Tartu. Ja Eestimaa süda ka ju. Kuule, paneme selle või? Jaa, paneme selle. Tundub väga vastus. Paide. Paneme Paide. Ja, tervitame Annelit ka. Tšau, Anneli. You got mail. Parim teenindus Tartu Lõunakeskus. Väga lahe. Tervitused Tartusse. Väga lahe töö. Jaa, Lõunakeskuse meeskond. Palju õnne. Mina ütlen. Tahtsime veel üle rääkida, et märtsikuu on hea teeninduse kuu. Ja Tele2 jaoks on teenindus nagu ülioluline. Ja seepärast oleme ka suursponsorid hea teeninduse EEga koostöös tehes parima teenindajavõistlust. Et kui sa märtsikuu jooksul satud mõnda teenindusettevõttesse, et ole hea ja kiida teenindajat, et see annab sulle palju ja annab ka teenindajale. Naerata rohkem ka. Naerata rohkem ka. Nii olmas. Okei, tšau! Tšau!